Tere kuulama Trinity advokaadibüroo äriõiguse töögrupi 4-päevast nõuannet. Täna räägime tegelikest kasusaajatest ja nendest teavitamisest. Usun, et olete juba kuulnud, et oktoobri lõpuks peavad kõik Eestis tegutsevad äriühingud andma teada oma tegelikest kasusaajatest. Aga kes on tegelik kasusaaja? Tegelik kasusaaja on alati füüsiline isik. Ja valdavalt äriühingute puhul tasubki meelde jätta selle, et tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kellele kuulub vähemalt 25% ühingu osadest. Siin on ka mõned erandid, kui see esimene punkt ei rakendu. Näiteks võib tegelikus kasusaajaks olla ka isik, kes kas osanike lepingu, põhikirja või mingisuguste muude vahendite kaudu suudab mõjutada ühingu oluliste otsuste vastuvõtmist. Näiteks võib selleks olla juhatuse liikmete valimine. Samamoodi on tegelikult kasusaajaks seesama füüsiline isik, kes oma teiste ühingute kaudu, pereliikmete kaudu või mingil muul viisil suudab samamoodi mõjutada nende otsuste vastuvõtmist. Ja kui tegeliku kasusaajat ka nende eelmiste punktide järgi ei ole võimalik määrata, siis on tegelikuks kasusaajaks juhatuse liikmed. Näiteks ka mittetulundusühingute puhul on reeglina tegelikuks kasusaajateks juhatuse liikmed. Kuidas esitada? Tegelikult kasusaajad tuleb esitada ettevõtja portaali kaudu. Iseenesest on süsteem tehtud hästi lihtsaks. Logite sinna sisse, valite selle ühingu, mille tegelike kasusaajate soovite esitada ja esitate tegelikult kasusaajad. Riigilõivu midagi sellega maksta ei tule. Ja üks asi veel. Edaspidi ja ka juba praegu ühingut asutades tuleb tegelikult kasusaajad teatada kohe ja regulaarselt, iga-aastaselt koos majandusaasta aruandega tuleb tegelikult kasusaajad üle kontrollida. Tänan vaatamast Trinity äriõiguse nõuannet. Kohtume jälle.